13. aprillil esietendus Rakvere teatri ja Fine Five tantsuteatri ühistööna lavastus Puudutada kuud. Eesti Vabariigi 100. sünnipäevale pühendatud teatrisari Sajandi lugu on jõudnud 90-ndatesse. Aega, mil tuli vabadus, tulid uued tantsud ja armastus. Autorid Peeter Raudsepp, Jurmas Lennuk, lavastaja Peeter Raudsepp ning koreograafid Rene Nõmmik ja Tiina Olesk, peaosades Joona Kimmel ja Madis Määrg. See on koostööprojekt seoses Eesti Vabariigi 100. juubeliga ja see siis oli see, mis loositi välja kõikide teatrite vahel ja Rakvere teater siis loosi tahtel sai enda partneriks Fine Five'i ja isiklikult on mul selle üle hea meel, sest et Fine Five'i inimestega olen ma enne ka koostööd teinud ja et see ei ole mulle tundmatu maa. Teisalt loomulikult on väljakutse, sest et ikkagi kahe žanri ühendamine, tantsu ja draama, see on alati selline paras ristsõna mõistatus, sest et need keeled on küll mõlemad sellised, mida räägitakse lava peal, aga me võtame neid siiski erinevalt vastu. Ja nüüd selle ühisosa leidmisega me selle lavastuse juures tegelesimegi seda nii teemade mõttes, mida me käsitleme ja samas siis ka esteetika mõttes, et kuidas me seda kõike näitame. Selles projektis loositi teatripaaridele aastakümnend ja meile langes 90. aastad. 90. aastad on mulle väga lähedased. See on periood, kus isiklikult minu jaoks tekkis täiesti uus elu Eestis, kuna sellel ajal tuli Eestisse kaasaegne modern tants ja sellega olen mina seotud olnud kogu aeg. See muutuste periood, mis toimus ühiskonnas, mis toimus ka kitsamalt siis näiteks tantsukunstis, on ka meie lavastuse teema. 90-ndate maailm, kuna ise ma olin ka sel ajal noor ja ta on selline väga kirev ja samas sellest selline toores ka, aga samas kõiges selles oli ka sellist nagu idealismi ja naiivsust, mida praegusel ajal enam ei ole, et see ikka see paradigma vahetus, et nagu ida poole uksed sulgusid ja lääne poole uksed avanesid ja seal see piiri peal olemine, et ühel hetkel on nii, et on ühed tõed ja järgmine päev on nagu teised tõed, et siis jääbki nagu see toonane noorte põlvkond jääbki vist ajalukku sellisena, kes tegelikult ühtegi tõde päris lõpuni ei usu. Tants on hea meedium väljendamaks seda vastuolulist aega, väga kontrastset perioodi, mis oli täis segadust, meeletust, metsikust, samas tohutut optimismi, suurt lootust, uusi võimalusi. See skaala, milles 90-ndad pulseeris, on küllaltki aktiivne, metsik, taltsutamatu ja seetõttu mulle näib, et läbi tantsu teema proovida avada 90-ndate olemust on õige, hea ja praegu Urmas ja Peeter on kokku kirjutanud sellest minu jaoks hästi mitmetahulise loo, mis on ühest küljest ühiskonnakriitiline, teisest küljest inimlik, mis on kunstiline ja mis on sotsiaalne. Sinu asi on välja otsida nimed, kellele need metsad tagastatakse. Väike Eesti asukoht, kus siis, millega seal tegeletakse, mis tantsuvormiga, loomulikult rahvatantsuga, et sealt see hakkaski pihta, et see ei olnud mingisugune selline, et kindlasti peame rahvatantsu võtma, aga mind huvitas just see, et kuidas see 90-ndate teema kajastub just sellise väikese koha elus. Et alati on huvitav jälgida ajalugu läbi selle, kuidas ta sellise tavalise inimese hinges vastukaja leiab.
et selle kaudu saab inimene saalis ennast samastada sellega kõige paremini, aga samas ka see nagu see üldistuslik tasand, et inimene saaks ennast nagu justkui nagu kõrvalt vaadata, et tegelikult jah, et võib-olla olin ise ka 90-ndatel samasugune. Mida ma ei rahune kuhugi sulle. Ma ostan selle peldi homme ära. Ma tule otsa! Need kihid on selles lavastuses minu jaoks nagu väga selgelt loetavad ja kihid ka selles mõttes, et me räägime tantsumeediumist läbi erinevate kihtide ka. Me räägime uuest kaasaegsest tantsust, mitte kui tantsužanrist ainult, vaid kui mõtlemisest, tunnetusest, mis on selle žanri taga. Me loomulikult ei ava kõike, aga me avame akna, et sellele jõuda lähemale. On mul hea meel, et me selle tantsumeediumi kaudu saame just seda kirglikku tõe otsingut või seda absoluudi otsingut nagu laval kehastada ilma, et me peaksime minema nagu pateetiliseks või väga palju nagu sellised kõmisevat teksti rääkima või filosoofiat ajama, et inimese enda keha on ka väga filosoofiline nähtus, kui seda õigesti käsitleda, õiges valguses näidata. Ja ta räägib meile hoopis teistel tasanditel, kui me tavaliselt oleme harjunud laval kedagi nägema. Et ta on väga virgutav kogemus näha esteetiliselt väljenduslikku keha. Ja tantsu mõttes me räägime selles lavastuses kaasaegsest või moderntantsust, nagu tol ajal nimetati. Me puudutame rahvatantsu teemasid, pärimust, me puudutame ka show-tantsu või tol ajal nimetati ka võib-olla varieteetantsuks või estraaditantsuks või show-tantsu kavadeks laevadel. Et sellise 3 tantsumärgi abil me saame minu arvates just avada seda konflikti, seda perioodi mitmetahulisust. Tants sellisel kaasaegsel kujul annab selleks hea võimaluse, et seal võivad inimesed, siin meil on ka lavastuses, mitte kõik tantsustseenid, aga kõige sellisemad kaunimad tantsustseenid on tavaliste dressidega tantsitud. Et just nimelt justkui nagu rõhutada seda, et sa ei pea olema nagu perfektselt sellises kaunis kostüümis, et mõjuda publikule.